taevasse. Vurle lasi õhupallist lahti ja vaatas, kuidas see aeglaselt pilvede poole tõusis. See oli juba 4., mis niimoodi minema pääses. Õnneks sai neid mängumaad juurde. Vutale meeldis õhupalle katki torgata, kui neist ära tüdines. Vurlele see-eest ette kujutada, et ta hõljub ise õhupalli peal pilvede poole ja lamaskleb sooja päikese käes. Siis saab ta sealt kõrgelt tervet mängumaad näha ja äkki lõpuks isegi pilvi puudutada. Mitu korda oli ta mõelnud, kas teistel lindudel on tõesti vatist pilvede sees pesad, nagu Vurleen oli rääkinud. Tumedates vihmapilvedes elasid varesed ja tuvid, kuid helevalgetes kohevates pilvedes just luiged ja pardid. Vahel oli tal natukene kurb, et ta ei olnud nii osav lendaja kui teised linnud. See nukrus läks üle niipea, kui motorajal ringi sai kimada või hobustega ratsutada. Neid asju polnud ta küll teisi linde kunagi tegemas näinud. Selliste mõtetega jalutas ta nüüd ringi ja vaatas vahepeal üles taeva poole, kus ta õhupall aina pisemaks muutus, kuni tuul selle silmapiirilt minema kandis. Teised linnud lendasid aeg-ajalt taeva all siia-sinna, maandudes puude latvades ja vaadates igavledes inimeste peale. Küllap polnud ükski varblane kunagi isegi vesijalgrattaga sõitnud. Vurle lasi endale järjekordse õhupalli täis puhuda ja kõndis sellega natuke aega ringi, kuni lasi sellegi lahti. See oli ilus hõbedane sinise kirjaga õhupall, nagu tal koduski. Ainult et kaua lae all hõljudes muutus see aina pisemaks, kuni kõik heelium sellest välja läks ning õhupall lõpuks õnnetult maha vajus. Eks ka linnud pidid peale lendamist puhkama. Järsku tuli Vurlel mõte võtta kodust tühjaks saanud õhupall ja viia see onu juurde, kes leti taga neid suure ballooni abil täitis. Kas te saaksite selle õhupalli uuesti täis puhuda? Küsis Vurle. Ei saa, me saame ainult uusi õhupalle täita. Vurle lonkis ringi ja mõtles, et kuigi ta ise kõrgele lennata ei suuda, on tal vähemalt see õhupallikegi. Järsku müksas keegi teda joostes vastu õlga ning enne, kui ta arugi sai, oli õhupall lahti pääsenud ja tõusis aeglaselt päikese poole. Mu õhupall! Hüüatas ta kurval häälel, kui ta suudaks ainult järele lennata. Äkki nägi ta ühte poissi kõrgele hüppamas, ikka väga kõrgele, kõrgemale puuladva otsas kraaksuvast varesest. Poiss krabas viimasel hetkel õhupallinöörist kinni ja langes jälle allapoole, kuni üles-alla hüppamine vaiksemaks jäi ja ta sellelt imelikult kiigult alla aidati. Palun, ütles hingeldav poisike ja ulatas õhupalli Vurlele tagasi. Mis asjaga sa nii kõrgele said hüpata? Sul olid isegi nöörid küljes. Need olid küljes, et ma päris pilve peale ei hüppaks, naeris poiss. See on sky jump. Saab igasuguseid saltosid ja värke teha. Ma juba pikemat aega harjutan sellega ja mõtlen uusi nippe välja, kuidas kõrgele saada. Aitäh, et mu õhupalli päästsid. See oleks vastu päikest katki läinud. Pole midagi. Tule, ma aitan su siia külge ja saad ka proovida. Õhupalli seame nii kauaks siia posti külge. Tahad? Vurle silmad läksid rõõmust pärani. Tol pärastlõunal tegi ta oma kõrgeima hüppe ja äkitselt ei tundunudki pilved enam nii kaugetena.